Ja veel üks teema, räägime Venemaa eskalatsioonist NATO vastu. Bundeswehri juht kindral Karsten Breuer ütleb, et Venemaa peab NATO riikide vastu juba iga päev hübriidsõda. Ta kontrollib reageerimiskiirust, otsib õhutõrje nõrku kohti ja valmistab majandust ette laiemaks kokkupõrkeks läänega. Üheks kõige murettekitavamaks episoodiks oli rünnak Leipzigis. Lõhkeainega drooni avastati Ukraina transpordilennuki lähedalt. Veel üks oletatav droon põrkas kokku kaubalennukiga. Saksa prokuratuur uurib rünnakut kriitilise taristu vastu, kuid ametlikud pole süüdlast veel nimetatud. Reedel tulistasid aga NATO hävitajad Lätis Vene piiri lähedal alla tundmatu drooni. Aparaadi päritolu alles selgitatakse, kuid Läti võimud ei välista, et selle marsruuti võis mõjutada Venemaa raadioelektrooniline navigatsiooni segamine. Kui kaugele võib Venemaa eskalatsioon NATO vastu minna, sellest räägime kohe ajakirjaniku ja rahvusvahelise kommentaatoriga Aleksei Petšiga. Ta on meiega ühenduses. Tere, Aleksei! Tere! Tere! Mul on hea meel tervitada. Samad tunded. Aga alustame Leipzigi juhtumist. Täpsemalt mitte niivõrd Leipzigi juhtumist, vaid Saksa kindrali avaldusest, kes räägib igapäevasest hübriidsõjast. Aga Leipzigi juhtum ei ole veel näitaja sellest, et toimuvat tuleks juba teisiti nimetada. Aga tegelikult uurime, kuidas seda võiks määratleda. Kui te vihjate sellele, et seda võiks nimetada otseseks eskalatsiooniks, Venemaa otseseks rünnakuks Põhja-Atlandi alliansi vastu, siis kahjuks ei ole see nii. Ja eurooplased ei nimeta seda samuti nii. Lihtsalt sellepärast, et see tähendaks, et nad peavad tegutsema, siis peaksid nad mingisuguse vastusammu astuma. Millise? Siin on raske vastata, seetõttu keskendutakse praegu just kaitsetegevustele. Ja teate, samal ajal, kui Saksa kindral sellest teatas, ilmus avaldus, et eurooplased tahavad lõpuks kogu NATO idatiiva ulatuses rajada omamoodi droonide müüri, mida juhib tehisintellekt ja millel on satelliitside, juhtimiskeskus asub Wiesbadenis ja nii edasi. Kõik on suunatud just kaitsele ehk siis sellise kaitseliini rajamisele. Mis puudutab eskalatsiooni, mida Kreml iga päev jätkab, kõiki neid provokatsioone, diversioonid ja nii edasi. Ma arvan, et Kreml ainult suurendab seda, kuid lähiajal vaevalt, et ta jõuab otsese rünnakuni, otsese kokkupõrkeni. Miks ta suurendab? Sest nagu me oleme märganud, osaliselt Kremli taktika nende provokatsioonide suurendamisel toimib nii, et Euroopa on sunnitud rohkem jõude kasutama. Rohkem vahendeid kulutama oma enda kaitsele ja igal juhul kahjuks see vähendab mingil määral abi Ukrainale. Kreml on seda näinud ja Kreml hakkab üha rohkem ja rohkem selliseid diversioone korraldama. Aga pöörake tähelepanu sellele, kuidas Kreml tegutseb. Ehk siis hiljuti hakati Balti riikides rääkima sellest, et võivad ilmuda rohelised mehikesed, kes sisenevad ühe Balti riigi territooriumile. Mitte päris nii, sest kui me jälgime venelaste tegevust seal viimase aasta jooksul näiteks, siis näeme, et kõik diversioonid ja provokatsioonid ei pane toime venelased ega Vene spioonid. Ehk nad on üle läinud taktikale, kus nad palkavad selliseid ajutisi agente, sageli isegi Euroopa Liidu kodanike seast, kes sooritavad neid diversioone. Ja edasi võib sellest tinglikust agendist üldse lahti saada või maksta talle mingi väikese summa ja siis öelda, et meil pole sellega üldse mingit pistmist. Kui see toob Kremli silmis edu, ehk kui see on mingi sõjaline operatsioon, mis toob Kremlile vähemalt väikese võidu, siis Kreml ütleb, jah, see olime meie. Kui see ei aidanud kuidagi ja nende jaoks on see kaotus või lihtsalt neutraalne olukord, siis nad ütlevad, see ei olnud meie. Ja Putin jätkab samamoodi tegutsemist. Ja mõistate, siin käib topeltmäng. Ühelt poolt provokatsioonide tugevdamisega Euroopa vastu saavutab ta selle, et Euroopa keskendub üha enam iseendale, oma enda kaitsele. Ja vastavalt sellele võib ta Ukrainat natuke vähem aidata. Me näeme seda praegu Patriot õhutõrje rakettide puhul. Patriot, miks Euroopa riigid, kellel need raketid olemas on? See pole saladus, need on neil olemas. Puudus on ka ameeriklastel, Euroopas on need baasides olemas, aga nad ei taha neid anda, sest nad kardavad õigustatult, et neil võib endal neid vaja minna. Aga mis siis teha? Kui nad annavad need Patriot raketid Ukrainale ja oletame, et Venemaa alustab homme otsest rünnakut näiteks Poola või Balti riikide vastu. Kuidas nad täiendavad oma enda raketivarusid? Ameeriklastel neid pole. Trump ei anna neid rakette praegu. Seetõttu see töötabki.
Teisest küljest pöörake tähelepanu sama Sergei Lavrovi ja tema asetäitjate retoorikale, kes on hakanud rääkima sellest, et see on sõda Venemaa riigi 1000-aastase ajaloo eest ja nii edasi. See tähendab, et retoorika on juba muutunud. Kõik ümberringi on vaenlased, kõik ründavad meid. Ja pöörake tähelepanu, mida NATO teeb. Vaadake, mida NATO seal korda saadab. Oondab vägesid Balti riikidesse. Seda ei tehta niisama. See tähendab, et Putin justkui meelega provotseerib seda olukorda, et NATO reageeriks täiesti objektiivselt ja adekvaatselt. NATO reageeribki. NATO tugevdab oma kaitset oma tiibadel. Ja Kreml kasutab seda oma ühiskonna hirmutamiseks, et näete, meil oli õigus, NATO koondab ikkagi meie piirile vägesid. Ja see töötabki kahes suunas ja ma arvan, et lähiajal tegutseb Putin just sellises kontekstis. Aga ikkagi võib juhtuda mingi asjaolu, mis kogu selle loogika ära rikub ja tekib tõeline eskalatsioon, kui mitte suur sõda. Vaatame näiteks seda juhtumit Leipzigis. Õnnelik juhus, et see droon ei plahvatanud, aga oleks võinud toimuda plahvatus Ukraina lennuki lähedal, milles ilmselt olid laskemoonad ja ohvreid oleks võinud olla väga-väga palju. Ja siis see poleks ikkagi rünnak NATO riigi vastu. Mis puudutab laskemoona, siis minu teada ütles Saksamaa politsei, et ei, sel hetkel seal laskemoona ei olnud. Aga teisest küljest, kui oleks, mulle üldse ei meeldi see, mis siis kui jutt. No olgu, oletame, et kui see droon oleks tõesti rünnanud seda lennukit ja see oleks tõesti plahvatanud. Aga kelle lennuk? Lennuk oli Ukraina oma. Kas oleks kohe leitud Venemaa jälg selles? No näete, isegi praegu, kui õnneks seda juhtumit ei toimunud, aga Saksamaa prokuratuur ütleb, et me uurime. Kui kaua nad seda uurivad? Väga kaua. Võtame teise näite. Samal perioodil, plus miinus, lendas Poolasse täiesti konkreetne Vene rakett, mis lendas täiesti konkreetsed 70 kilomeetrit Poola sügavusse ja täiesti konkreetselt kukkus põllule, plahvatas, kõik nägid seda kraatrit. Milline oli NATO reaktsioon? Kas seda võib pidada rünnakuks või mitte, või võib öelda, et see on lihtsalt selle sõja kõrvalmõju, selle sõja efekt. Seepärast ongi siin keeruline ja NATO tegutseb samuti lõpuni täpselt nii. Ja olgem ka ausad ja objektiivsed, aga NATO huvides ei ole sellistele juhtumitele väga teravalt reageerida. Mida me siis ootame? Oletame hüpoteetiliselt, et see droon põrkub kokku lennukiga ja plahvatab. Ja me ootame, et NATO riigid siis mida teevad? Kas nad kohe ründavad Moskvasse? Milleks neil seda vaja on? Tuletage meelde NATO põhikirja peamist teesid. See on kaitseallianss ja peamine ülesanne on heidutus. Heidutus nii palju kui võimalik. Seega nad hoiavad tagasi kuni viimase hetkeni. Teisest küljest ärge unustage, et praegu käib just täielik Ameerika vägede paiknemise ülevaatus Euroopas. See kestab aasta lõpuni. Aasta lõpuni toimub hindamine, kus ja kui palju vägesid jätta, milline riik, kui palju on valmis enda kaitseks võtma, kui palju Euroopa riigid eraldavad raha, kui palju nad ostavad relvastust ameeriklastelt, kui palju suudavad ise tagada ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see konventsionaalne kaitse, seda arutatakse ja muudetakse selle aasta lõpuni. Seega, kuni see ülemineku periood kestab, vaevalt keegi praegu ise väga teravalt reageerib või ise konflikti otsib. Seetõttu nad tasakaalustavad olukorda seni, kuni nad on kaitse üles ehitanud. Aga isegi kui nad selle kaitse üles ehitavad, tuletan veel kord meelde, et see on kaitseallianss. Keegi ei hakka otseselt ründama. Veelgi enam, ma arvan, et isegi kui hüpoteetiliselt Venemaa tõesti alustab mingit väikest võidukat sõda Balti riikides ja hoidku jumal vallutab mingi maa-ala, see saab olema läbirääkimiste ja diplomaatia küsimus ja nii edasi. Ma ei näe stsenaariumi, kus NATO mitte ainult ei tõrju neid vägesid välja, vaid läheb veel Venemaa sisemaale. Ei, maksimum, mis juhtub, on see, et nad tõrjutakse välja. Aga realistlikum stsenaarium on läbirääkimised. Muide, ka NATO kaitsetegevuses on muutusi. Hakati reedel Lätis droone alla tulistama, jah? Enne seda oli juhtumeid Eestis, Lätis oli neid ka varem. See on muu hulgas seotud sellega, et Balti riikides on nüüd missioon mitte õhupolitsei, vaid just õhutõrje ja see annab õiguse alla tulistada. Muide, täna tulistati Rumeenias droon alla. Ka varem on seal mitu tükki alla tulistatud, aga need on kõik üksikud droonid, mis satuvad NATO riikide territooriumile. Jällegi, Balti riikides räägitakse väga palju Venemaa provokatsioonidest. Näiteks
üks valelipuoperatsioon ja see võib olla seotud ka droonidega. On olnud teateid, et Venemaa kogub oma territooriumil alla tulistatud Ukraina droonide jäänuseid, parandab neid, paneb kokku ja teeb neist Ukraina droone. Milleks? Noh, ilmselt pole vastuse variante väga palju. Me saame enam-vähem aru, milleks. Aga kas NATO riigid on valmis, kui mitte üks juhuslik droon, vaid näiteks 10 tükki lendab nende õhuruumi? Millega alla tulistada? Teate, ma ei tea, umbes pool aastat tagasi oleksin ma öelnud, et nad ei ole valmis. Praegu võin öelda, et nad on pigem valmis kui mitte valmis. Sest tõepoolest Põhja-Atlandi alliansis hakati ärkama, hakati tegutsema, hakati doktriine ümber kirjutama, ei lähtuta enam sellest, mis oli kirja pandud veel 70 aastat tagasi ja olukord muutub. Ja ükskõik kui skeptiliselt me ka ei suhtuks muide Ameerika NATO 3.0 strateegiasse, see töötab samuti. Ka siin tuleb olla aus. Külma sõja ajastu sai juba ammu läbi. Ameeriklastel on hoopis teised huvid. Nende strateegiline huvi on Indo-Vaikse ookeani piirkond ja nad tahavad sinna suunata kõik oma jõupingutused. Seetõttu nad survestavad ja ukraina keeles on selle kohta sõna sponuka jutt Euroopat sellele, et ta mitte ainult ei ärkaks ega eraldaks relvadele rohkem raha, mitte ainult koondaks rohkem tähelepanu oma enda kaitsele, vaid muudaks ka oma lähenemist. Ja me näeme, et ta muudabki, Euroopa muudab oma lähenemisi, Euroopa saab aru, millises reaalsuses ta on. Ja teate, mida rohkem Putin üritab seda kõike provotseerida, seda rohkem näitab NATO, et nad on siiski ühtsed. Sest just hiljuti, ma arvan, et te kindlasti nägite seda, ilmus Washington Postis uurimus selle kohta, et eelmise aasta detsembris kogus Vladimir Putin julgeolekujõudude juhid kokku ja ütles, näitame 26. aastaks, et NATO ja Euroopa Liit võivad laguneda seestpoolt. Et neil puudub ühtne seisukoht, nad ei tea, kuidas tegutseda ja nii edasi. Ja meenutage, te mainisite meie vestluse alguses seda episoodi, kui ühe Balti riigi kohal tulistati eelmisel päeval droon alla. Kas te pöörasite tähelepanu, millised hävitajad seal olid, kui drooni alla tulistati? Mind üllatas see. Üks neist oli Türgi hävitaja. See näitab, et NATO on ühtne. See tähendab, et need ei ole üksikute riikide eraldiseisvad reaktsioonid. See on konsolideerumine, mis avaldus täielikult. Teisest küljest, siin on veel üks oluline moment, mida me sageli unustame. Me püüame analüüsida olukorda lääne demokraatia ja ratsionaalse lähenemise seisukohalt. Aga me unustame, et Venemaa ja Putini režiim elavad hoopis teises paradigmas. Täiesti teises. Teate, paljud naersid, kui Putin ütles, seal käib möll. Sõda on üks paras möll. Hiljuti ütles ta, sõda lõpeb ja mida me siis teeme? Tegelikult räägib siin alateadus tema eest. Ta saab ju suurepäraselt aru, et kui sõda lõpeb, siis mida ta edasi teeb. Ma mäletan väga hästi ajaloolisi näiteid, näiteks sama Miloševići. Kuni ta sõdis, õnnestus tal justkui võimul püsida. Siis sõda lõppes, ta tegi mingid järeleandmised NATO-le ja olukord justkui stabiliseerus. Sest kui vaadata tolle aja sotsioloogiat, siis serblased polnud eriti selle vastu, et sõda lõpuks niimoodi lõppes, isegi mingite järeleandmiste hinnaga. Aga Miloševići kukutati, 1,5 aasta pärast kukutati ta. On veel näiteid, näiteks Argentiina 80-ndatel, kui tollane hunta otsustas, et peab kuidagi oma võimu kindlustama. Ja nad otsustasid Falklandi saared vallutada. Nad mõtlesid, et see on ju kuskil kaugen Suurbritanniast, nad on lihtsalt mingid eraldatud saared, väike võidukas sõda, keegi eriti ei hakka reageerima ja kui midagi juhtub, siis hiljem lepime kokku. Aga britid reageerisid, mõne päeva pärast kõrvaldati seal lihtsalt peamine kindral. Putin saab suurepäraselt aru, et nii pea kui sõda päriselt lõpeb, peab ta kuidagi ühiskonnale vastama, mis edasi saab. Praegu on ühiskond Venemaal selles eufoorias. Tõesti, jah, nad ei pööra paljudele asjadele tähelepanu, majanduslikele probleemidele, sotsiaalsetele probleemidele, aga hiljem tuleb nendega tegeleda. Aga see on Putini jaoks alles pool muret. Ja teine suur probleem tema jaoks on see, et kogu tema lähikond, kõik need klannid, nad on ju ka nende täiemahulise sõja aastate jooksul üles ehitanud oma äristrateegiad, kuidas selle sõja pealt teenida. Aga kui sõda lõpeb, kuidas nad siis edasi teenivad, siis kukub nende süsteem kokku. Seetõttu Putin, ta saab aru, et kui me hakkame lähenema, muide see on ka suur risk ja olgu see Donald Trump või keegi teine, vahet pole kes, hakkab jälle algatama läbirääkimisi ja jälle hakatakse Putinit survestama, et ta peaks nõustuma.
siis võib tõesti olla oht, et ta korraldab mingi provokatsiooni näiteks Balti riikides. Kasutades samu droone, mille nad on kokku pannud varuosadest, neid droone Ukrainast, mis lendasid, ta võib selle sammu astuda. Miks? Sest ta ei suuda läbi rääkida. Ta on jõudnud sõjas sellesse faasi, kus iga kokkulepe, igasugused läbirääkimised tähendavad tema jaoks kaotust. Miks näiteks Ukraina president Volodymyr Zelenski ütleb, et talle tuleb survet avaldada, tuleb survestada tema ümbrust, tuleb maksimaalselt piirata Venemaa igasuguseid tulusid, lööma ekspordi pihta, lööma sanktsioonidega. Meie rakendame oma sanktsioone, las lääs rakendab oma sanktsioone. Selleks, et lihtsalt ei oleks võimalust sõda pidada. Kuni võimalused on olemas, hoiab Vladimir Putin sellest sõjast kinni. Ilma sõjata tema režiim lihtsalt kukub kokku. Sest ajalugu näitab, et pärast suurt sõda alati, pole vahet millises riigis, kas võitjas või kaotajas, tuleb depressioon, saabub allakäiguperiood. Ja selles languses tuleb kuidagi seletada, kuidas me selleni jõudsime ja kuidas sellest välja tulla. Ja kuidas Putin oma ühiskonnale vastab, kuidas ta sellest välja tuleb? No kuidas? Jah, Aleksei, suur tänu. Ma lisan omalt poolt veel ühe detaili, kinnitades teie öeldud NATO konsolideerituse teesi. Lätis tulistasid drooni alla Türgi hävitajad, mis tõusid õhku Leedus Šiauliai lennuväljalt. See on hetkeks väga oluline moment. See tõesti räägib konsolideerumisest. Sellised pisiasjad võiks ju arvata, aga need näitavad, et NATO ei ole lihtsalt mingi killustatud allianss, kus igaüks tegutseb omaette. Aitäh! Aitäh teile! Head aega!